Tere siis ka minu poolt, mina olen Mihkel, nagu Erki mind juba tutvustas, aga paar sõna veel minust. Mina olen siis kõrgema hariduse poolest turundaja. Esimene haridus baka, enne seda oli mul siis ärijuhtimise haridus hotelli nurga alt ja top skills loetletud slaidide peal siis probleemi lahendamine, innovatsioon, turundamine, projekti juhtimine ja tiimide ehitamine. Ning 20 aastat olen tööturul olnud, muidugi olen teinud igasugu töid, nagu tänapäeva noored ilmselt ikka, igasuguseid lihtsaid töid, aga siis mingil ajal hakkasin konsulteerima eri ettevõtjaid eri probleemides. Ja kuna ma nägin siis, et turundus on väga integraalne osa ärist ja peaaegu kõige tähtsam, kõige suurem osa ärist tegelikult, siis pidin seda edasi õppima minema ja nüüd siis olengi peaaegu turundaja valmis, ehk siis magistritöö on veel tegemata, aga varsti ka seal. Aga tänase teema juurde. Ehk siis teemaks on, mis on turundus. Turul, ütleme nii, siis leidub või siis koolides leidub igasugu eri mudeleid ja seletusi. Et näiteks selline nelja osaga seletus, et on toode, on hind, on asukoht, kus sa seda oma toodet müüd ja on promotsioon või siis turunduskommunikatsioon, ehk siis promod oma toodet. Nendest 4 asjast siis koosneb turundus. Siis seda mudelit on ka täiustatud. Siia on juurde pandud siis selline 3 tükki veel, ehk siis 7 P-tähte, kus veel on toodud inimesed, protsessid ja füüsiline tõestus. Ehk siis mingid inimesed alati on seal protsessis sees, mingid tegevused tuleb teha, siis mingisugused tegevused tuleb piisavalt efektiivselt teha, ehk siis midagi tuleb ära teha. Ja füüsiline tõestus siis tihti, kas on see toode ise või siis mingisugune tulemus selle toote või teenuse nii-öelda müümisest. Ja muidugi on ka edasi viidud jällegi, igaüks arendab oma mudelit, ka 9-ga, kus siis on pandud veel kirg juurde ja veel erinevaid asju. Aga mina leidsin aastaid 3 tagasi ühe hea mudeli, mida ma siiani arendanud olen ja seda vaatamegi. Üks mudel veel, mis on võib-olla kõige lihtsam. Ilmselt teie ei ole seda koolis näinud, võib-olla mõned on. Aga see oli siis minu põhikooli, keskkooli ja ametikooli aegne mudel, mis on lihtne kolmnurk, nagu siit näha on, kus siis on 3 osa, mida sa teed, kuidas sa teed ja kellele seda pakud. Ehk siis tegelikult väga lihtsustatud asi, mis on turundus ja nagu näha siia pildi peale mahub siis ära ka need P-d ehk siis product, place, price ja promotion ja loomulikult siis ka people. Aga jah, nagu ma ütlesin, minu paar aastat tagasi leitud mudel on teistsugune. Turundusest veel nii palju, et täna ajavad paljud segamini turunduse ja turunduskommunikatsiooni, täpsemalt siis reklaami ja müügitoetuse. Nad nimetavad seda turunduseks. Ehk siis tegelikult aga see on ainult see jäämäe tipp, see ülemine osa, mida enamus inimesi näeb ja kogeb turundusest. Ehk siis tegelikult seal all on tükk maad tööd jäämäe alumises osas ja see töö siis võiks olla midagi muud. Et kui te ise mõtlete, mis see töö võiks olla, ma ei tea, kas teil kohe tuleb pähe, aga see, mis turunduses tegelikult enim tegema peab, väike vihje on siin ka kirjas, et turunduse ülesanne on teada, siis võib-olla hakkab tulema, et mis see on see, mis turunduses kõige rohkem tegema peab või üks turundaja, turundusjuht kõige rohkem tegema peab. See on tegelikult uuring. Ehk siis siin mul on ka väike nimekiri, ehk siis uuringud, selle analüüs, muudatused siis toodetele või teenustele vastavalt nendele analüüsidele, muudatused kommunikatsiooni või siis kommunikatsiooni loomine nullist, jällegi analüüsida, kuidas see kommunikatsioon toimis ja siis järel uued intervjuud, uuringud kliendiga. Ehk siis tegelikult see on see jäämäe alumine osa ja töö. Ehk siis turunduse ja turundusjuhi ülesanne on teada. Ja just, et paljud turundajad siis nii-öelda kuidas ma ütlen, mitte ei säili, aga siis nende tööaeg on 2 aastat tihtipeale, sellepärast, et tööandjad ja ettevõtjad täna ka ei tea selle turunduse tegelikku omadust. Nad arvavad, et tegu ongi ainult reklaamiga või müügitoetusega ja ei saa aru, miks nende turundaja siis seda korralikult ei tee. Aga seal on siis palju keerukamaid osasid seal turunduses kui ainult reklaam ja ilusad nii-öelda klipid ja pildid ja nii edasi. Aga nüüd selle mudeli juurde, mida ma siin kiitsin, see näeb esialgu välja suhteliselt selline sigri-migri, aga hakkame ühest otsast rääkima. Aga siin on siis ka hästi seletatud turunduse tegelikult mõiste siin all kollase peal. Ehk siis turundus on väärtuse loomine, väärtuse loomise tarnimise ahel, mille eesmärgiks on siis pikaaegse äri kasvatamine. Ehk siis nagu ma alguses ütlesin, turundus on äri üks kõige suuremaid ja tähtsamaid osasid. Ehk siis pikaaegset äri kasvatada, siis pead seda turundust nii-öelda õigesti tegema.
et kui sa tahad lihtsalt mingi aeg mingisuguse tootega spekuleerida, siis võid ka lihtsalt visata reklaame üles, rääkida ja kogu lugu, et seda võib-olla teisi tükke siin nii väga vaja teha pole, et juhuse tahtel või siis õnnega koos läheb see nii-öelda spekuleerimise äri ka käima. Kui sa aga tahad brändi ehitada, siis on turundusel palju olulisem koht. Aga hakkame siis otsast tasapisi minema. Üks märkus siia juurde. Ehk siis, nagu ma ütlesin, turundus on äri integraalne osa, aga ta on sellepärast keeruline nagu äri ka ise, et nagu pildil näha, siis kõik need lülid, mis mul ennem olid järjastikusesse pandud seal pildi peal, siis kõik need lülid mitte ei ole teineteise sees ainult nii-öelda üks järgmise sees ja siis järgmine edasi siin sees, vaid nad on kõik teineteise sees sigri-migri ühendatud nagu see pilt siin. See Borromean ring illusion ehk siis kõik asjad on nii omavahel seotud, et sa pead aeg-ajalt hüppama ühe protsessi pealt edasi ja tagasi teise peale ja siis jälle kuskile vahele ja sa pead kõiki kogu aeg neid tükke oma meeles nii-öelda peas hoidma ja meeles hoidma ja mitte ära unustama. Ja sellepärast ongi see turundus üks keerukas asi suures pildis, miks paljud inimesed aru ei saa ja miks nad lihtsalt lähevad nii-öelda selle mõttega kaasa, et turundus ongi lihtsalt reklaam ja müügitoetus ja allahindluskampaaniad. Aga tegelikult on seal siis rohkemat. Aga lähme siis selle mudeli juurde. Kõigepealt siis esimene plokk, väärtuse ja turuvalik. Et kui sa hakkad täiesti nullist pihta või siis hakkad oma ettevõttesse uut toodet looma, siis see on see, kust pihta hakata. Ja nagu ütlesin, aeg-ajalt tuleb eri sammude juurde siis edasi-tagasi hüpata. Kõigepealt siis tuleb siin vaadata klienti ja tegeleda segmenteerimise või siis ka segmentimisega teise nimega. Näiteks toodate rasedusteste. Millised on teie segmendid? Kes on teie segment? See on üks näide, mis ma võib-olla ka varem olen kasutanud, aga see on minu meelest üks parimaid näiteid. Paljud vastaksid esimese hooga, et loomulikult naised mingist vanusest, oletame 16 kuni 60. Aga tegelikult see võib-olla on demograafia, aga mitte segment. Et siin kohal on näide siis USA firmast, kes uuris oma kliente, jälgis neid, intervjueeris neid ja sai aru, et neil on 2 segmenti rasedustestidel. On need, kes tahavad jääda rasedaks ja need, kes kardavad jääda rasedaks. Tulemusena kogu selle intervjueerimise ja uurimisega nad said aru, et neile 2 segmendile saab teha täiesti erineva kujundusega pakendi rasedustestisele, täiesti erinevad värvid, täiesti erinev suurus pakendil ja ka erinev hind, sellepärast et motivatsioon on see, mis segmendile pani aluse. Seega nad laiendasid oma turgu tänu sellele. Ehk siis segment on siis pigem kliendi motivatsioon. Ja selle leidmiseks siis tulebki see avastada, mitte segment ei looda, vaid see avastatakse. Ja selleks siis tuleb kas jälgida klienti ostukohas või siis tarbimiskohas, näiteks kui sa teed spa-keskuse, siis jälgi, kuidas kliendid spa-keskuses käituvad, intervjueeri neid, küsi nende käest, mis nendele meeldib, mis nendele ei meeldi. Ja pea meeles, et kliendi demograafia ei ole sama, mis segmentatsioon. Et sul võivad seal spa-keskuses näiteks ju käia nii väiksed lapsed, kooliealised, lasteaiaealised kui ka vanurid ja nendel võivad olla nii-öelda probleemid või siis motivatsioonid võivad täiesti samad olla. Ja muidugi enne kui sa segmenteerimisega tegelema hakkad, siis võiksid sa küsida, et miks sa seda üldse teed, et kas uue toote avastamiseks, loomiseks või siis täiustamiseks, vana toote täiustamiseks, et natukene tuleb siin ka ette mõelda. Siis järgmine samm sealt edasi on turufookuse valimine. Kõigepealt defineerin siin korraks ka turu ära. Turunduses on ju oluline teada, mis on turg. Et Google nimetab seda kohaks või kogunemiseks, kus siis erinevaid tooteid müüakse. Ja lisaks siis öeldakse ka, et see on nõudlus. Turg on nõudlus mingi toote või teenuse järgi. Et näiteks siis lauses, et on olemas turg kõrgehinnalistele nutitelefonidele. Aga kõik need mõisted, mida mina olen kogenud, mina võtaksin kokku sellise lausega, et turg on kogum tehtud või potentsiaalselt tehtavatest tehingutest. Ehk siis tehtud tehingud ja need, mis võib-olla tulevikus tulevad. Ei pruugi, aga lootus on, et tulevad. See siis on turg. Ja sihtturgusid on võimalik jagada siis mitut moodi. Siin on nimetatud 6 punkti. Loomulikult geograafiliselt, ehk siis maailmajaod või riigid, Euroopa turg, Ameerika turg, Ameerikate turg isegi, Lõuna- ja Põhja-Ameerika kokku. Eesti turg, Soome turg, Skandinaavia riikide turg, mingi grupp on ju. Loomulikult keelekeskkondade järgi, inglisekeelsed turud, saksakeelsed turud. Saksa keele kohta näiteks ongi huvitav see, et saksa keele turg vist prantsuse kõrval ja inglise kõrval on üks suurimaid ja nad on Euroopas mõnusalt teineteise lähedal on ju. Seal on Saksamaa, Austria, Sveits ja natuke ka ümberkaudselt siis naaberriikide nii-öelda alasid.
ja isegi USAs tegelikult on saksakeelne turg täiesti olemas, seal on isegi linnasid, kus on terve linn räägib saksa keelt nii-öelda peaaegu. Ehk näiteks see ei piira, siis keelekeskkond ei piira geograafiliselt. Siis täpse või toote või teenuse põhjal on võimalik sul sihtturgu sihtida. Näiteks autoturg on omaette turg, autod on seal turul, sul on elektroonikaturg, aktsiaturg ja nii edasi. Seejärel on sul pakutav väärtus, mille põhjal saab turgusid eristada. On luksuskaupade turg, on esmatarbekaupade turg, ehituskaupade turg, ehk siis mis väärtus see keskne on. Siis on vastuvõtja või ostja põhised. Koolid on näiteks üks grupp, kes ostavad mingit teatud moodi teenuseid või kaupasid. Siis sul on lapsed näiteks, kõik lapsed ostavad mingisugust nänni või tahavad mingisugust nänni. Ja sul on näiteks emad, emadel on mingisugused kindlad asjad, mida nad ostavad. Ja viimaks siis ostja grupi käitumise põhjal jagatav sihtturg, siis see on võib-olla kõige hägusam või kõige laiem, sellepärast et näiteks on kuulatakse siis inglise keeles nimetatakse neid early adopters ehk siis need inimesed, kes vajavad alati kõige uusimat lahendust, näiteks elektroonikat. See on nagu üks turg, kuhu saab keskenduda. Ja loomulikult on inimesed, kellel on staatus oluline, need inimesed võib-olla kannavad mingeid kindlaid brände ehk siis see on kõige sellisem abstraktsem võib-olla jaotamine. Ja kui turu fookus on selge, enam-vähem, et millisel turul, mis tootega te olete, siis võiks valida positsiooni seal turul. Positsioon ei ole tegelikult mitte sinu loodud või sinu valitud, vaid selle peab tekitama siis läbi turunduskommunikatsiooni, millest me räägime natukene hiljem, kliendi peas. Ehk siis positsioon asub kliendi peas ja seda sa tekitad, tehes siis reklaami, avalike suhete juhtimist, müügitoetust, igasuguseid muid asju. Räägime neist täpsemalt hiljem. Ja positsioon siis, positsioneerimise sammud siis on, kõigepealt sa pead oma turu ära defineerima, millest me rääkisime just eelmises sammus. Peaksid saama aru, et mis hinnad ja hüved tänapäeval turul juba olemas on. Näiteks, et mis on ühe brändi puhul parem kui teine, mida hinnatakse klientide poolt ühe brändi puhul või teise brändi puhul. Ehk siis hüved, ehk siis mida klient hindab, ehk siis head küljed. Ja seejärel sa kaardistad need nii-öelda brändid sinna kaardi peale ära, kohe näitame seda kaarti ka ja prognoosid, et kuhu võiks turg suunduda. Piisavalt uurinud oled piisavalt oma selle alaga, kus sa tegutsed kursis, siis sa aimad üsna hästi ja öeldakse, et õpilased ja üliõpilased tegelikult, kuna nad käivad ajaga rohkem kaasas kui, ma ei taha öelda vanurid, vanemad inimesed, ütleme nii, siis teil on tegelikult sisemine loomulik tunnetus, et kuhu turg on suunumas palju parem. Ja siin on siis näide, näiteks siin on siis on ju stiilne ja sportlik on siis kaks nii-öelda telge ja teisel pool siis nii-öelda äärmused on siis konservatiivne ja praktiline. Siin on näha, et Porsche on ülistiilne, ülisportlik ja teisel pool otsas siis Dacia, ülikonservatiivne, samas ülipraktiline. Ehk see ongi see positsioon, kus siis tarbija peas on, et kui Porsche hakkaks üks hetk ennast reklaamida ja kogu oma kommunikatsiooniga näitama kui ülimalt odav, praktiline ja konservatiivne, siis ta rikuks sellega ju oma brändi ja tõenäoliselt positsiooni. Aga võimalik on, et sa teed mingisuguse kindla margi, näiteks autotootjana siis kindla margi, mis ongi teises äärmuses peaaegu. Et siin siis teine näide, kus siis võtame siis Audi siit näiteks, ehk siis kui sul on üleval sportlik ja all luksuslik, paremal siis off-road ja vasakul siis linna, siis Audi Avant on linna luksuslik auto ja Audi Allroad on siis off-road luksuslik auto. Et diagonaalis näidet vist siit pealt ei näe, Mercedes on üleval all, on ju, sporti ja luxury, aga siiski linnaautod. Aga äärmuslikel juhtudel võib siis ka olla sellist nii-öelda täiesti eri äärmustest tooteid, aga siis see peab olema väga selgelt ja hästi kommunikeeritud, miks seda nii tehakse. Siin on üks veidi keerulisem näide. Siia nii sügavalt sisse ei lähe, aga siin ongi siis võetud aluseks hind ja siis põhihüved ja siin on valitud siis edasi jõudnud funktsionaalsus selleks põhihüveks, mida on võrreldud. Et kui mis aastal see iPhone tuli, 2010, 2009 või oli varem 2007 juba või? Ehk kui ennem seda oli super premium telefon, kõige ägedam oli Palm Treo, siis varsti tuli välja iPhone oma siis selle täielikult puutetundliku ekraaniga ja lõi omaette kategooria, ehk siis ta oli sama kallis, aga temal oli siis hüvesid tänu sellele puutetundlikule ekraanile palju rohkem.
ja ainult mõned kuud hiljem septembris siis nad tulid juba välja järgmise mudeliga või teadsid järgmisest mudelist ja hindasid vana mudeli alla, nii et nad lõid siis täiesti oma kategooria kahe nii-öelda isendiga. Ehk siis nad vaatasid, kuhu turg on liikumas, sinna kallimate ja rohkem funktsionaalsete asjade juurde ja nägid, et sealt võib ühe sammu veel edasi astuda. Ja natukene vahepeal siis ka sellest, et kuidas seda brändi endale ehitada. Et siin on kindlad sammud, jällegi detailsemalt kindlasti on kasulik kuskilt lugeda. Mina lähen natuke ülevaatlikult sellest asjast üle. 4 sammu ja 4. samm on siis see, kuhu tahaksid ideaalselt paljud siis jõuda oma brändiga. Kõigepealt siis tuleb teha oma kommunikatsiooniga selgeks, kes me oleme, ehk siis identiteet. Selleks peab olema brändi teadlikkus inimestel, sügav ja lai. Sügavus brändil on pehmed väärtused, näiteks on mingi öko, mingi fair trade, ei tee loomadel katseid, oleme loodussäästlikud, väga väikse jalajäljega, kõik sellised asjad. Ja laius. Laius on siis sinu toote nii-öelda valik. Näiteks siin ma võttasin siis näiteks ühe Skandinaavia autofirma, mida ilmselt kõik teavad, ja nendel siis võib-olla pehmeteks väärtusteks ma ise ütleksin täna, et on selline disain, Skandinaavia disain, kvaliteet, mugavus ja luksus kooskõlas ja stiilsus. Ja laius on neil, ma vaatasin kodulehelt järgi, ma alguses ei oskanudki tegelikult peast öelda, et mina oleks öelnud, et autod ja veoautod, aga tuleb välja, et on ka bussid ja elektroonika ja isegi mere mingisugused masinad. Et kuna mina ei ole nende segment selle kommunikatsiooni suhtes, et mina ei peagi teadma, et neil on merel töötavaid masinaid, sest mina neid ei kasuta, siis minuni see kommunikatsioon jõudnud ei ole. Nii, järgmine samm on siis tähendus, et mis meist mõista anda või mis meist mõelda. Et siin peaksid olema siis tugevad, pooldavad ja unikaalsed seosed. Siin mul on joonistatud keskele üks väike selline kujund, ehk kui keegi seda kujundit näeb, siis ta ilmselt mõistab, et mis autoga see seostub. Ehk siis ühelt poolt on siin siis need seosed on siis kuvandi ja iluga seotud, ehk siis seesama Skandinaavia disain, see Volvo tagumise nii-öelda kuju, see nurgaga. Ja teiselt poolt siis on funktsionaalsus, ehk siis mis võib olla, ilmselt tuleb kohe teil pähe see mõte, et mis on kõige esimene sõna, mis seoses Volvoga pähe tuleb, et ilmselt on see turvalisus. Ehk siis need on need seosed, mis on turunduskommunikatsiooni tööga tehtud või seotud siis selle Volvo brändiga. Nii, järgmine samm. Vastukaja. Ehk siis mida vastu arvatakse, tuntakse sinu brändi kuuldes või seda nähes või seda kasutades. Ja need on enamasti on tunded ja hoiakud. Et peaksid olema pigem positiivsed ja peaksid siis tulema hästi kergelt esile. Et kuna ma ise ei ole täna Volvo kasutaja, siis mul võib-olla ei tule need nii kergesti esile need õiged, mis Volvo kasutajatel tulevad, aga kindlasti iga brändi fännidel tulevad oma selle fännatud brändiga või siis kasutatud brändiga omad tunded esile või siis hoiakud. Ja need tunded siis või hoiakud peaksid tekkima või esile tulema siis klienditeekonna igal sammul. Ehk siis klienditeekonnast räägin ka veidi hiljem täpsemalt, aga teekond algab juba sellega, kui sa esimest korda brändist kuuled. Näiteks mu sõber räägib, et kuule, et on niisugune bränd nagu Volvo on olemas, ta on selline ja teistsugune, et siis hakkab juba minu teekond pihta. Ja siis samamoodi, kui ma esimest korda näen Volvo reklaami hoopis telekas, siis sellega hakkas minu kliendi teekond pihta. Ehk siis igal sellisel sammul, kus klient võib kokku puutuda sinu tootega või sellest kuulda, sa kujundad seda positiivset, kiirelt meenuvat vastet. Ja viimane samm, 4. samm on juba suhe, ehk siis kahepoolne, kus sina isiklikult selle brändiga siis suhtled, sina tarbijana siis brändiga, ehk siis mina näiteks Volvoga. Ja need peaksid siis olema võimalikult intensiivsed need suhted ja aktiivsed. Intensiivsus on just selline kiindumus, kommuunitunnetus, näiteks Volvol ma ei tea, et oleks mingisugune klubi, kindlasti igal autobrändil on oma klubi, aga võib-olla üks populaarsemaid klubisid on Harley Davidson, USA firma, kus on siis Hawk klubi ehk siis Harley Davidson Owners Group, kui ma eksi, ja nemad on väga nii-öelda kommuunitunnetuslikud ja fännid sellel brändil. Ja aktiivsus tähendab siis seda, et seda toodet kas ostetakse tihti, teenust siis kasutatakse tihti
või siis seda toodet kasutatakse võimalikult tihti, et näiteks kui mul see Volvo on, et siis ma käin temaga nagu ka poes piima järgi on ju, et võib-olla kui mul Dacia on, siis ma nii väga nagu ei lähe igale poole temaga. Okei, nali naljaks, Dacia on ka väga hea auto on ju. Aga jah, sellised on need näited. Nii, läheme järgmise ploki juurde. See siis on väärtuspakkumise loomine, ehk siis toote või teenuse loomine ja täiustamine. Ja jällegi siin on osa on uuringutel ja siis on juba nii-öelda praktilist tegevust samamoodi. Tootearendus ja teenusearendus, need on tegevused, mida peaks tegema tegelikult jätkuvalt, ehk siis pidevalt hoidma silmis seda, mida klient arvab sinu tootest, teenusest, mida ta vajab sinna juurde, mis talle sealjuures ei meeldi, ehk siis õige kauakestev bränd, pikaks ajaks ehitatav bränd areneb pidevalt ja tihtipeale juhtub nii ettevõtluses, et sa alustad võib-olla ühe tootega ja lõpetad täiesti teistsugusega, sellepärast et turg su ümber muutub, maailm muutub ja sa lõpetadki mingi täiesti teistsuguse asjaga aastakümnete pärast. Ehk siis näiteid elust enesest on ka Eestis, kus siis näiteks Tavid, tänane valuutavahetus, oli algselt siis Tallinna videolaenutus. Et üks asi on muidugi, see ei ole brändi arengu näide võib-olla, aga see on nii-öelda vastavalt vajadusele siis kasvu näide. Aga ka sinu enda bränd võib siis areneda niimoodi edasi ja teha siis tooteid või teenuseid juurde vastavalt või siis arendada toodet. Aga toote arenduses, teenusete disainis on sarnased sammud nagu koguturunduses, ehk siis tuleb tunda kõigepealt turgu, nii toodet kui ka tarbijat, ehk siis esimesena mõtle seda, et kui sa näiteks kas või hakkad tootma tassi, siis uuri natuke Google'da, küsi, milline on see parim tass inimeste arust, vaata, millist tassi on olemas. Ja mõlemat poolt uuri siis toodet ja tarbijat. Seejärel tuleb sueluda, filtreerida loomulikult, ehk siis oma teada saadud info tuleb kuidagi mõistlikkuse piiresse panna, mingisugused arvamused võib-olla on väga erandlikud, ei ole nii olulised, aga see mingisugune õige kompott tuleb kokku saada. Seejärel, ma ei tea, joonista demo, tee mingi testvariant ja küsi uuesti mingitelt inimestelt tänavalt, kuskilt poodidest, küsi järgi, et mis te sellisest tassist näiteks arvate. Ja saad jällegi mingisuguse info kokku, et saad aru, et okei, siit võiks midagi täiustada, sang võiks olla väiksem, mis iganes. Ja seejärel saad võib-olla esimese päris nii-öelda toote juba valmis teha, võib-olla 100 toodet, 100 tassi ja teed turutesti, müüd neid, vaatad, kui hästi nad müüvad, mis hinnaga, kas saab kõrgema, madalama hinnaga. Ja kui siis juba on nii-öelda andmed käes, saad aru, et okei, selline kõrge hind on isegi okei, selline tass läheb ideaalselt konkurentsist kiiremini, saab alustada tootmisprotsesse suuremal skaalal müüki ja loomulikult, kui juba müük toimub, siis korrigeerid hindasid. Et selline lihtne, mõnes mõttes lihtne ring, aga see peab mingil määral käima nii-öelda kogu aeg, et see turu uurimine sellega ei lõppe, kui sa juba asja valmis oled saanud ja tootma hakanud, vaid hoia kõrvad, silmad lahti. Järgmine siis hinnakujundus, selle hinna loomine oli eelmises osas ka mainitud, aga hinnakujundus on samuti turundaja töö, sellepärast et ka hind võib olla sul brändi osa, ehk siis luua sinust mingisuguse kuvandi ja samas hind võib siis ka kas peatada või luua müüki siis konkurentsi seas. Ja hinnastamise sammud on siis kõigepealt nõudluse prognoosimine, et aru saada minevikust palju mingit toodet teenust müüdud on, müüa saab. Mis sihtgrupid, kui palju ostaksid või kui palju neile müüa annaks, siis milline turunduskommunikatsioon nende konkreetsete gruppideni igaüheni siis kõige paremini läheb ja toimib ja loomulikult, mis kanaleid pidi need asjad liiguvad. Täpsemalt siis nõudluse prognoosimiseks tuleks siis jällegi tarbija eelistust ja teadlikkust uurida, nagu ma ütlesin ka selle toote arendamise juures ja leida siis konkurentsivõimeline hinnavahemik, ehk siis jällegi selle eelmises sammus oli see hinna küsimus samamoodi räägitud, aga selle hinnavahemiku nüüd pead siis täpsemalt väga sarnaste toodete konkurentsi juures välja uurima. Viimased 2 punkti siin, ehk siis müüginumbrite prognoos eri hindade juures ja konkurentsi vastureaktsioon on pigem suurematele ettevõtetele, kes on suurematel turgudel töötavad, aga neid punkte ei tasu samuti ka väikestel tegijatel täiesti ära unustada. Ja kui see info on sul käes, siis tee otsused sihtgruppide eesmärkide kohta, ehk siis millist turuosa me haarame, kas me võtame kõige soodsamaid tasse siis ostvad näiteks või siis kõige kallimaid tasse. Et kas meil on mingisugune juba tooteliin, näiteks meil on ka taldrikud ja noad kahvlid, kuhu see väga hästi see tass sisse sobitub või siis on ta meil täiesti eraldi toode või siis me teeme tegelikult üldse tenniseid ja nüüd teeme järsku tasse, et kuidas see omavahel kokku läheb.
ehk siis neid mõtteid tuleb ka mõelda. Ja loomulikult tootmisviisid, kuidas neid kõige parem toota on, kas teeme ise omal käel savist, teeb meil naabri Mati neid meile mingisuguse hinnaga ostame sisse või tellime üldse Hiinast mingist masstoodangust. Ja loomulikult ka kanalid, ehk siis kuidas me neid kohale saadame, on siinkohal hinnastamises olulised. Ja pärast me räägime ka kanalitest ülevaatlikult, aga siin ongi see koht, kus need kanalid on nii-öelda olulised, et kuidas sa transpordid siis kas kesklaost igale ühele otse kuskilt Hiinast smartpostiga koju või mitte ainult smartpostiga, aga et see on see koht, kus on siis tuleb turundaja pädevusse ka tarne või logistika, sellepärast et hinnast tuleb seda arvutada. Siis turunduskommunikatsiooni strateegia, ehk siis sa pead arvestama sellega, et kui sa täiesti uut toodet lood, siis sinu käes on see koorem ja rahaline ilmselt kulu, et sa pead tarbijad harima, mis toode see on. Kui alguses tuligi see iPhone näiteks turule, siis muidugi oli see nii-öelda innovaatorite grupp, kes kohe selle omaks võttis, aga paljude jaoks oli see veider, see oli võib-olla tundus liiga õrn asi, ehk siis pidi tarbijat harima, et see ongi nüüd okei, see ongi nüüd see uus standard. Ja selle teeb tavaliselt esimene tulija siis nii-öelda oma rahadega ära, et teistel on juba lihtsam tulla järgi ja sama toodet müüa. Nii ka Uber tegi näiteks ukse Taxify'le lahti. Nii, ja esimesed investeeringud siis kindlasti ei too tagasi ennem, kui on tagatud teatud turuosa, ehk siis kui sa oled juba hakanud asja müüma, ehk siis alati on turunduskommunikatsioon, on kulu ja ta kohe kindlasti tagasi ei too. Just, ja jaotuskanalite valik, seda ma juba mainisingi, et see on oluline ka hinna loomisel ja vahest siis tulevad kaasa ka mõndade jaotuskanalitega, näiteks jaekaubandustega tulevad kaasa mingil määral ka turunduskommunikatsioonikanalid, ehk siis mingisugused ajakirjad või mingisugustes reklaamides osalemine ja selle saad siis samamoodi endal kalkulatsioonidesse võtta. Ja hinnastamises on siis ilmselt on seda kuskil ka kuuldud, on kaks põhiäärmust, on siis kõigepealt skimming ehk siis koorevõttev hinnastamine, mis tähendab, et te lähete kõige kallima hinnaga turule ja võtate kõige nii-öelda vähem hinnatundliku, mõtlesin, kuidas seda sõnastada eesti keeli, kliendi ehk siis kes võtab siis nii-öelda on valmis premium tooteid ostma ja alandate hinda või muudate toodet vastavalt pärast ehk siis luua eriversioone, ka soodsamaid versioone. Või siis teine äärmus on hinnapenetratsioon ehk siis tulete väga-väga madala hinnaga turule ja võtate siis suurema massi võib-olla kallima hinnaga müüva konkurendi eest ära. Ja selle strateegia üks eeliseid on veel see, et kui sa tuled näiteks uue tootega nii odavalt, kui sa vähegi saad turule, siis konkurendi hirm on väiksem, sest konkurent võib vaadata, et appi, et nad müüvad nii odavalt, et sellega ei saa üldse nii suurt kasumit teenida, et me ei hakkagi tulema üldse. Ehk siis tegelikult see on täiesti adekvaatne taktika teinekord. Rääkisin ka eelmistes sammudes natuke valmistamisest, tellimisest, jaotusest, tarnimisest. Ehk siis samune hinnakujunduse aspekt on see, miks need kaks lüli on siin turundusahela kettides. Ehk siis valmistamine, tellimine on see, mis määrab sinu toote hinna ja hind omakorda on see, mis kujundab natuke su toote imagot mingit pidi või siis asetab su toote kuskile turu otsa või positsioonile. Ja teine samamoodi on siis jaotustarnimine, kus sa saad siis hinda reguleerida. Sellepärast on turundaja jaoks oluline neid kahte lüli teada, aga ma siin nendesse pikemalt ei lähe, sest traditsiooniliselt just Eestis neid kahte turundajad või turundusjuhid ei puuduta, sest et esiteks meil on üliväike turg, 1,3 miljonit inimest on sama suur kui enamus Lääne-Euroopa linnad, väiksemad linnad ja Hiinas isegi nimetatakse 1,3 miljonise asutuskonnaga. Asutusi siis või asulaid nimetatakse küladeks, ehk siis Eesti on üks väike küla siin mõttes. Aga järgmine punkt, enne kui läheme turunduskommunikatsiooni juurde, on teenindus. Teeninduse all ma räägin enamasti just sellest samusest kliendi kogemusest, sellepärast, et iga tootega peab kaasnema ka väga hea teenindus. Ja kliendi kogemus iseenesest muidugi on rohkemat kui ainult see teenindus. Nagu ma ütlesin, see hakkab sellest sammust peale, kui klient esimest korda sinu brändist kuuleb,
kui ta sul reklaami näeb, kui ta su toodet võib-olla ütleme näiteks iPhone'i näide on ju, seda poes katsud, see on ka juba üks esimestest kliendi kogemustest peale neid reklaame. Ja kliendi kogemuse või kliendi teekond siis lõpeb sel hetkel, kui sa siis enne siis järgmist ostu nii-öelda, siis hakkab uuesti see teekond algusest pihta. Või siis lõpeb täielikult, kui mingil põhjusel klient sinu tootest lõplikult loobub. Ja kliendi kogemus on siis tegelikult subjektiivne tunne. See on tunne, mis kliendil tekib ja ta võib tekkida siis, nagu öeldud, otseses või kaudses kontaktis olles, ehk siis ta võib siis otse su toodet katsuda, teda näha, teda kasutada, aga võib ka juhtuda, et on väga kaudne, ehk siis ta kuuleb sõbralt, ta näeb mingit reklaami juhtumisi, keegi soovitab, näiteks kõnnib mööda kuskilt kaubanduskeskusest, see on nagu see kaudne kontakt. Aga igal juhul tal tekib mingi mulje, sellepärast on see ka turunduskommunikatsioon ja see toode ise on oluline, sellepärast et ütlus, et turundus algab tootest endast, tulebki sealt, et kui sul on toode mingil määral nõrk või halb, siis ka see ise mõjutab siis kliendi kogemust, et sest kui ta on nõrk või halb, siis temast ka räägitakse pigem võib-olla halba. Ehk siis see on see, miks kliendi kogemus on oluline. Just, ja nüüd jõudsime selleni, mis tihtipeale segi aetakse turundusega, ehk siis turunduskommunikatsioon. Teisiti öeldes väärtuspakkumise kommunikeerimine, ehk siis me räägime välja, ütleme välja, miks me oleme head, mis väärtused meil on. Ja siin on üsna palju tööriistu ja üsna palju vahendeid on siin turundaja käes. Et suuremates ettevõtetes võib-olla on kommunikatsioonijuht või meediakoordinaator, see, kes nende asjadega tegeleb. Väiksemates kindlasti tuleb kõiki neid asju teha turundusjuhil. Aga alustame esimesest pihta. Esimene tööriist sinu käes on otsemüük ja ilmselt alustajana, nullist alustajana on see asi, mida sa alguses pead tingimata tegema. Ja on kasulik teha, et ma hiljem ütlen ka miks. Aga otsemüük on siis telefonitoru võtmine, kohvriga ukse taha minemine, kuskil kliendiga otse rääkimine, temale selle asja otse pakkumine. Ja nii lihtne ongi. Ja enamus ärilt ärile teenuseid käibki otsemüügiga, ehkki ka seal on teisi nii-öelda kommunikatsiooni tööriistu. Seejärel on reklaam. Reklaam siin kohal, reklaami ei tohiks segi ajada müügitoetusega. Reklaami ülesanne on mõjutada, tekitada mingit tunnet, tekitada meeldejätmist või siis jätta meelde sinu bränd mingite kindlate seostega, tekitada seoseid just nimelt. Ja reklaam siis võib olla, nagu teate, võib olla ajalehes, võib olla arvutis, internetis, telekas, ka reklaamtoodetel võib olla reklaam nii-öelda. Aga reklaamtoodetega muidugi teadlased siin kohal vaidlevad, osad ütlevad, et see on müügitoetus, teised reklaam, aga see selleks. Ehk siis reklaam. Siinkohal müügitoetus, ma hüppan korraks üks rida alla poole. Müügitoetus seevastu on midagi, mis tekitab kohe müüki. Reklaami ülesanne ei ole tekitada kohe müüki. Reklaami ülesanne on mõjutada, jätta meelde, valmistada sind ette selleks, et kohe teha müügitoetust ja teha müüki. Müügitoetus on see, kui sa pakud 2 ühe hinnaga, osta 2 saad 3 tasuta, protsent alla, tule osta nüüd, kampaania, hullud päevad, kõik sellised asjad on müügitoetus. Ja müügitoetuse eesmärk ongi üsna kohe nüüd varsti müüa. Just, see on siis see oluline erinevus. Ja järgmiseks on siis PR ehk siis avalikud suhted. Avalikud suhted on siis avalikud suhete juhtimine on see, kui sa siis kas lased kirjutada endast artikleid, annad intervjuusid, kirjutad ise artikleid, osaled telesaadetes, raadios ja nii edasi, räägid oma toodetest. Ehk siis hästi laialt võttes on see tööriist. Siis otseturundus kui selline on siis sinu e-mailikasti või postkasti minev siis reklaam või müügitoetus. Osalusturundus on see, kui sa ise osaled erinevatel üritustel, konverentsidel ja võib-olla expodel, mis iganes kohtadel, ka seminaridel, koolitustel osaled võib-olla, kus on teisi sinu erialal töötavaid inimesi ja seal levitad sõna enda ettevõtmisest. Natuke läheb võib-olla otsaga ka PR-i alla, aga vaatame teda eraldi. Sponsorlust loomulikult kõik teavad, on see jalkaväljak või boksimatš, seal siis maksad sa kas toetuseks raha sellele konkreetsele sündmusele või siis toetad mingisuguste vahendite või teenustega seda sündmust ja saad siis vastutasaks oma brändi või mainimise või ka väikse kirjelduse oma tootest või ettevõttest siis promomiseks.
Siis on tooteasetus. Tooteasetus on enamasti teles, kus siis ja suurtes filmides, näiteks kui te näete Hollywoodi filmides tihti sõidab tegelane Audiga või siis räägib mingisuguse kindla telefonimargiga, siis tõenäoliselt on Audi siis toetanud lisaks autode andmisele filmiga mingisuguse rahasummaga, et tema auto oleks see, mis seal väga prominentselt näidatud on. Ja meil võib-olla Eestis kõige parem näide sellest tooteasetusest on teleseriaal Naabrist parem, kus peaaegu kõik need nii-öelda brändid, millega nad seal ehitavad ja mida näidaks, on tegelikult siis maksnud kinni selle, et nad seal saates osaleda saaksid. Siis on meil siin sisuturundus, mis siis on jällegi natuke PR-i sarnane, ehk siis avalike suhete sarnane, kuid see on rohkem reklaamilik. Ehk siis sa kirjutad oma tootest, lased rääkida oma tootest kuskil videotes, raadiotes, ehk siis täidad sisu suuremal määral oma tootega või teenuse kirjeldusega. Ja viimaks siis üritusturundus. See on nüüd see variant, et kui sa ennem osalesid üritustel, siis nüüd sa ise korraldad üritusi, kus siis põhi siis stress langeb sinu tootele või selle teenuse või tegevuse siis promomisele. Ja täna on ilmselt ka selliseid hübriidversioone ja paljusid, mis nii-öelda võtavad kõigist nendest tööriistadest mingisuguse osa, näiteks see influencer turundus omab siin sisuturunduslikke elementi, tooteasetuse elemente, kindlasti ka PR-i elemente, ehk siis tänased nii-öelda modernsed turundusvõtted, ütleme nii, on miksitud nendest erinevatest kokku mingil määral. Parandan, mitte turundusvõtted, vaid turunduskommunikatsioonivõtted. Tihti küsitakse seda, et kust on hea alustada, kui sa oled täiesti algaja. Siin on selline ettevõtte võtmine nagu Y-kombinaator, kes Stanfordi ülikooli kõrval toetab siis startupide alustamist ja seal nemad räägivad sellisest näitest nagu Pinterest ja toonitavad sellel näitel seda, et esialgu sa peaksid tegema kõike ise, ehk siis kogu müük ja klienditeenindus alguses tee ise, nii palju kui sa vähegi saad. Sellepärast, et kui sa ise koged seda, mida klient sulle ütleb, sa ise tunned oma toodet kõige paremini, siis sa suudad seda ka kõige paremaks arendada. Ja esialgu on sul oluline teha kõige parem versioon oma tootest, mis sa üldse teha saad. Ja parem on see, kui sa leiad 10 klienti oma teenusele või äpile või tootele, kes sulle annavad, ütleme, igapäevast tagasisidet. Kui sa leiad hästi kiirelt mingisuguse Adsi, Google Adsi või millegi peal, saad 1000 klienti ja nad võib-olla kasutavad korraks sinu toodet, aga enam midagi sellega ei tee. Ehk siis otsi see 10 klienti nii-öelda käsitsi ise, kellelt sa saad nii-öelda intiimse suhte luua, tagasisidet selles mõttes lähedase kliendi suhte luua. Et sa saad võita käest iga päev küsida, et kuidas täna tundub, mis sul täna probleemid on meie teenusega või midagi sellist. Ja kuidas see Pinteresti asutaja siis seda tegi alguses, et ta käis Palo Altos eri kohvikutes ringi ja näitas oma äppi ja küsis inimeste käest otsa, et kas te kasutaksite palun mu äppi ja annaksid mulle tagasisidet ja kogus niimoodi oma esimesed kliendid kokku. Ja teine nipp, mis võib-olla läheb sellise guerilla marketingi alla, mis ta tegi, on siis ta käis Apple Store'ides ja pani kõik siis Apple'i seadmete koduleheküljeks, pani oma Pinteresti lehe. Niikaua, kui ta sealt muidugi välja aeti ja järgmine päev ta tuli tagasi ja tegi jälle seda sama. Ehk siis sellised nipid on need, millega sa esialgu alustada kindlasti saad. Ja muidugi guerilla marketingist vist räägib keegi teine ka, aga seal on nii-öelda, need on nendest traditsioonilistest turunduskommunikatsiooni tööriistadest eeskuju võtvad nipid, mis võib-olla on niisuguse halli piiri peal, et kas nad on just päris juriidilised ja korrektsed, aga sellised, mille eest kindlasti keegi vangi ei pane. Aga see on see, kust alustada tasub. Jah, kokkuvõtteks. Turundus on ahel tegevusi ja see ahel on keeruliselt oma vahel seotud, sa pead kogu aeg edasi-tagasi hüppama eri tegevuste vahel, kogu aeg neid asju meeles hoidma ja algab sellest, et sa pead väärtuse ja turu valima, ehk siis mis asja sa teed ja kellele sa teed. Sa pead pidevalt arendama oma toodet ja kuulama pidevalt, mida klient täna nendest toodetest arvab, sest kui sa ei kuula klienti, siis mingi hetk võib su toode täiesti ülejäänud turust maha jääda. Sa pead teadma, mis hinnaga ja kuidas su toode valmib, et seda siis arvestada hinnastuses ja teha seda protsessi tellimisest kasutamise lõpuni kliendile võimalikult meeldivaks. Sa pead teadma, kuidas klienti teenindatakse, et klienti teenindatakse hästi, et klient kuuleks kogu aeg parimaid asju sinu tootest pigem kui halvimaid. Ja loomulikult kasutama siis eri kommunikatsiooni tööriistu selleks, et siis kõigist nendest eelnevatest asjadest siis olulist kliendile edasi kommunikeerida, tekitada tal need tunded, need seosed sinu brändi või tootega ja panna ta siis seda võimalikult tihti kasutama, sellest võimalikult häid asju mõtlema.
just, ja see oligi minu esitlus, et loodan, et sellest oli abi. Kindlasti oskate nüüd vahet teha reklaamil ja müügitoetusel, ma loodan, ja edasi siis tegudele. Mina tänan, näeme järgmine aasta, ma loodan.